Trigonomeetrilise avaldise teisendamine lihtsamaks. 4 korda siinus 23 kraadi ruudust, korda koosinus 23 kraadi ruudust, korda sulgudes siinus 46 kraadi ruudust miinus 1. Esmalt vaatlen, kuidas õpilane on seda lahendanud. Vasaku poole, ehk siis need 23 kraadi asjad on ta peaaegu samaks jätnud, vähemalt siinuse osa on ta jätnud samaks. Ja siis on ta arvanud, et jube lahe oleks koosinus 23 kraadist teisendada siinuseks 67 kraadist, mis on muidugi täiesti korrektne, sest 23 ja 67 kraadi annavad summana kokku 90 kraadi. Aga kas meil sellest ka tegelikult mingitki abi oleks ja ilmselt on õpilane siin ise ka aru saanud, et see ei vii väga kuskile. Mis ta edasi on teinud, mingisuguse püstkriipsu siia pannud, ilmselt peaks olema selline ümarsulg. Ja kus see kinni läheb, seda ei olegi. Ja siis on ta ühe asemele kirjutanud miinus sinus ruut alfa miinus koosinus ruut alfa, õigemini siis miinus ühe asemele, mis on ka korrektne. Ainuke jama on selles, et siin meil ei ole alfasid ja meil ei ole alfadega mitte midagi teha. Meil on siin 23 kraadi ja meil on 46 kraadi. Seega, kui meil on selline valem nagu siinus alfa ruudust pluss koosinus alfa ruudust võrdub 1, siis me selle alfa võime asendada ükskõik millise muu nurgaga. Me võime antud juhul selle asendada näiteks 23 kraadiga või 46 kraadiga. 67 kraadist ei oleks meil abi ainuüksi seetõttu, et meil siin edaspidi ei ole ju 67 kraadiga mingisuguseid asju, meil on 46 kraadi. Aga kui me võrdleme 23 kraadi ja 46 kraadi omavahel, siis millist seost me võiksime siin märgata? 46 kraadi on 2 korda suurem kui 23 kraadi. Aha, kas me siin võiksime kasutada kahekordse nurga valemit? Meil on ju selline valem olemas nagu, ma kirjutan selle siia välja ka mustalt. Panen siia enne võrdusmärgid. Ja nüüd siis see valem, millest ma rääkisin, et 2 korda siinus alfast korda koosinus alfast võrdub siinus kahekordsest alfast. Ja just sellest valemist võiks meil siin abi olla, sest siis me saaksime 23 asemele 46. Teen siia raami ka veel ümber, et oleks valem selgesti eristatud. No nüüd, kuidas me seda valemit kasutame? Siin ju otse ei ole 2 korda siinus mingist nurgast, korda koosinus mingist nurgast. Siin on 4 korda. Aga mis see meid häirib? See tähendab, et meil on seda valemit üks kord ise endaga korrutatud. Ehk siis, kui ma siin nüüd lahti kirjutan detailsemalt, siis see oleks 2 korda siinus 23 kraadist korda koosinus 23 kraadist ja veel kord 2 korda siinus 23 kraadist korda koosinus 23 kraadist. Teeb ju sama välja, eks? 2 korda 2 on 4, siinus mingist nurgast korda siinus samast nurgast on siinuse ruut samast nurgast ja koosinuse puhul sama. Ja üle jääb veel selline asi siin sulgudes nagu siinus 46 kraadist, mis on ruudus. Niimoodi. Ja tegelikult võiksin ma siin kohe kasutada ka seda sama valemit, mida siin ennist sai mainitud, mida on ka õpilane kasutanud, et 1 võrdub siinuse ruut mingist nurgast pluss koosinuse ruut mingist nurgast.
et siis me näeme, kuidas samas ülesandes saab kohe 2 valemit kasutada. Meil see parempoolne valem tuleb tõesti üsna sageli trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamise ülesannetes ette. Ja nüüd edasi, mis me siis teha saame, kuna 1 on siinuse ja koosinuse ruudusumma, mille me siis alfa asemele nüüd võiksime siin võtta. Kuna me siin näeme juba vasakul 2 korda siinus 23 kraadist korda koosinus 23 kraadist, ehk siis 2 korda siinus alfa korda koosinus alfa on sama, mis siinus 2 korda alfa, siis me võiksime selle osa siin asendada 2-kordse nurga siinusega, ehk siinusega 46 kraadist. Ja siin sulgude sees juba on 46 kraadise nurga siinus, seega me võiksime alfa asemele võtta 46 kraadi. Muude nurkade kasutamisel lihtsalt ei ole mõtet siin. Seega miinus, ma kirjutan siia alla selle, siinus 46 kraadist ja see veel ruudus, miinus koosinus 46 kraadist ruudus. Ja nüüd tuleb siis hakata ümber kirjutama, kasutades esimest valemit siin. Seda valemit paneks äkki mingisuguse tähistuse ka juurde või veel parem oleks, kui kasutaks võib-olla värve. Ma siin esimese valemi tegin mustaks, seega ma tõmban siia nüüd musta joone alla. Oi, see nüüd küll musta värvi joon ei tulnud. Musta värvi joone saan niimoodi. Ja siia ka. Seda on meil ju 2 korda siin lausa. Ja selle ühe puhul kasutame siis seda teist valemit. Ja nüüd edasi. Siinus 46 kraadist. Ja nüüd see teine osa, mis on täpselt sama, korda siinus 46 kraadist. Korda. Ja nüüd see sulgudes olev asjandus siin. Me näeme, et siinus 46 kraadist ruudus koondub, sest et on olemas ka miinus siinus 46 kraadist ruudus. Ja järele jääb sulgudesse miinus koosinus 46 kraadist ruudus. Mis nüüd siis edasi saab teha? Siinus korda siinus on siinus ruudus. Hea küll. Kirjutan siia eraldi selle siis välja. Miinusmärgi võtsin siit teisest osast ette. Miinus siinus 46 kraadist ruudus. Korda koosinus 46 kraadist ruudus. Kas see nüüd on piisavalt lihtne? Ilmselgelt on see lihtsam kui esialgne avaldis, aga seda võib-olla saaks ju veel lihtsamaks teha. Aga kas saaks? Vaatleme. Kas me saaksime kasutada põhiseost? Tangens on siinus jagatud koosinus. Seega siinus on koosinus korra tangens, siia jääks ikkagi 2 erinevat trigonomeetrilist funktsiooni sel juhul sisse ja abi ei oleks. Aga mis siis, kui me kasutaksime nüüd veel kord seda teises mustas kastis olevat valemit, mille kohaselt siinuse ja koosinuse ruutude summa on võrdne 1-ga ja asendaksime näiteks selle siinusruudu sellest valemist. Mis me siis saaksime? Äkki me saame siis miinusmärgist kuidagi lahti?
tasub proovida. Sest igal juhul on lihtsam kasutada ühte trigonomeetrilist funktsiooni kui mitut. Või asendaks hoopis koosinuse, no asendame siinuse esialgu. Nii. Miinusmärk siis ette esialgu ja 1 miinus koosinus 46 kraadist ruudus korda koosinus 46 kraadist ruudus. Noh, nüüd on tegemist ainult ühe trigonomeetrilise funktsiooniga ja kui ma miinusega läbi korrutan, mis ma siis saan? Siis ma saan siia -1 pluss koosinus 46 kraadist ruudus, aga nüüd tuleb tähele panna, mille kohta see miinus käis, sest meil tegelikult tuli läbi korrutada, jah, mitte -1, või noh, las ta olla. See on nüüd see esimene osa, korda siis koosinus 46 kraadist ruudus. Ja edasi korrutame läbi nüüd siin sulgudeses, esimeste sulgudeses olevad 2 liiget koosinusega 46 kraadist ruudus. Ja saame sellise asja nagu koosinus 46 kraadist ruudus. Ei, mitte ruudus, nüüd on ta lausa 4. astmes. Miinus koosinus 46 kraadist ruudus. No vot. Aga kas me siin saame veel midagi teha äkki? Sest palju meil tehteid siin praegu on? Meil on 1, 2, 3, 4, 5 tehet. Minu andmetel on võimalik seda veelgi lihtsustada 1, 2, 3 või 4 tehtele siis. Ja kuidas seda nüüd teha? Paistab, et niipidi seda teed kaudu kuigi kaugele edasi ei jõua. Seetõttu ma eemaldan selle viimase osa ja kirjutan selle ümber, võttes teise raja. Viimane värv oli kollane, jätkan nüüd oranžiga. Siin on väga ilus asi tegelikult. Siinus mingisugusest nurgast korrutatuna koosinusega mingisugusest nurgast. Ühesugusest samast nurgast, siis 46 kraadist. Sellest ei tasu ennast häirida lasta, et see veel ruudus siin praegu on. Las see olla ruudus, mis see meid ikka siin väga häirib. Me võime selle asja ümber kirjutada ka sellisele kujule, et võtame miinuse kõige ette. Ja nüüd kasutades astendamise reeglit. Ahaa, meil oleks võib-olla veel üks tore reegel siia kirjutada siis sisse, et A astmes M korda B astmes M. Seda saab nii kirjutada, et A korda B astmes M. Siia ka kast ümber, et oleks näha, mida me käsitleme valemina ja mida mitte. Niisiis, siinus 46 kraadist ruudus korda, ei, mitte ruudus, nüüd ei võta ruutu.
just nimelt sellepärast ma ju selle valemi siia välja kirjutasin, korda koosinus 46 kraadist ja alles nüüd kogu asi ruutub. Miks ma nii üldse tegin? Sellepärast, et nüüd, mis siin sees toimub, tõmban siia teatud joone alla, sellele osalesin. See sarnaneb väga sellele esimesele valemile siin vasakul üleval nurgas, kahekordse nurga siinuse valemile. Aga ta ei ole ju, võiksid sa öelda. Mis mõttes, nagu siin ei ole ju kahte ees. Ja miks me üldse peaks seda kasutama kuidagi viisi? Noh, aga võib-olla sellepärast, et äkki me saaksime 46 kraadise nurga asemel mingisuguse 92 kraadise nurga ja siis sealt sellega veel midagi teha. Noh, vaatame, kuhu me välja jõuame. Aga kõigepealt, meil tuleb siin nüüd laiendada see osa, mille ma alla joonisin. Ja kuidas see käib? Ma jätan miinusmärgi ette. Ja kui muidu kahekordse nurga valem on ju selline, eks ole, siinus 46 kraadist korda koosinus 46 kraadist. Aga meil siin seda kahte ees ei ole. Siis, mis ma teen? Ma korrutan kogu selle asja ühe kahendikuga läbi. Sellepärast, et siis ju, kui me kahed maha tõmbame, 2 korda 1 kahendik on 1, ja siis me saamegi täpselt selle avaldise, mis meil siin oli. Seega ma laiendasin seda avaldist ainult selle osaga. 2 korda 1 kahendik panin siia ette. Ainult sellepärast, et ma saaksin selle 2 siia ette, et saaks kasutada kahekordse nurga siinuse valemit. Ja muidugi siit on veel nüüd puudu sulud ja ruudus. Mis saab edasi? Edasi rakendangi seda kahekordse nurga valemit jälle. Nüüd ma saan seda ju teha. Paneks jälle nüüd omakorda kuidagi kokku. See on nüüd see, millega ma tegelema hakkan. Miinusmärgi jätan ette ja lugejasse läheb siis nüüd siinus, palju on 46 korda 2, 92, eks ole. Siinus 92 kraadist. Ja see tuleb veel võtta ruutu ka. Ja nimetajasse, kus oli enne 2, sellest ühest kahendikust. 2 ruudus on 4. Ja palju meil nüüd tehteid on? 1, 2, 3, 4. Saime ühe tehte vähem kui enne oli. 5 tehte pealt 4 tehte peale. Ma ei tea küll miks, aga selle ülesannete kogu, millesse ülesanne on võetud, taga on vastuseks pandud natukene teistsugune vastus, kus on võetud trigonomeetriline funktsioon väiksemast nurgast. Noh, võib-olla siis selle mõttega, et mida väiksem nurk, seda lihtsam on seda hoomata. Vaatame, kas me saame siit väiksema nurga kuidagi viisi kätte. 92-kraadine nurk. Noh, kui ma siin nüüd kujutan ette seda koordinaateeljastikku, kus olid meil Y ja X suund ja mööda X-teelje positiivset osa kulges nurga 1 haar, siis see 92-kraadine nurk on napilt siin üle 90 kraadi, eks ole. Ja meid huvitab see nurk, mis jääb X-teelje ja nurga lõpphaara vahele. Ja see on parasjagu 180 kraadi, miinus 92 kraadi, mis me saame kokku 88 kraadi. 88 kraadi.
ja kuna siinus on selles veerandis positiivne, siis me saame selle ümber kirjutada nüüd niimoodi. Miinus siinus 88 kraadist ruudus jagatud 4. Saime natukene väiksema nurga. Aga meil on võimalik saada veel väiksem nurk, sest et meil on teada selline tore asi, nagu kirjutan siia veel ühe valemi, mida me siin saame kasutada. Ja nimelt, kuidas ma seda siis nüüd kirjutan, siinus alfast on sama, mis koosinus 90 kraadist miinus alfast. Ma ei hakka siinkohal näitama, miks see niimoodi on, aga see on täiendnurga valem, siinus ja koosinus täiendavad 11 0-90 kraadini, siis mida suurem on nurga siinus, seda väiksema nurga koosinus ja vastupidi. Need on omavahel pöördvõrdelises seoses. Ja nüüd seda valemit rakendades saan ma sellise vastuse. Siinus 88 kraadist on koosinus järelikult 90 miinus 88 võrdub 2 kraadist. Seega miinus, ma kirjutan selle mustalt, miinus koosinus 2 kraadi või 2 kraadist ruudus jagatud 4. Ja see on see vastus, mis on ka ülesannete kogu lõpus.